Ja tere kõikidele. Täna meil on esmaspäev ja nagu me viimased, ma arvan, vähemalt 2 kuud esmaspäeviti oleme juba teinud, siis loeme terviseraamatut. Mina olen Maria-Kristina ja mul on väga hea meel tervitada teid kõiki. Ma näen, et siin on mõned uued nimed, nii tore, et meil see väike raamatuklubi natuke laieneb. Et meil on käsil praegu selline raamat, mille nimi on soolestikumaatriks ehk mis räägib kiudainetest, mikroobidest ja meie ainevahetusest siis soolestiku tasandil, mikrobiomi tasandil. Doktor Colin Robertson on selle raamatu autor ja nagu te näete, siis täna on meil jäänud viimased peatükid. Eelmisel korral me juba rääkisime, et järgmisest nädalast siis võtame käsile uue raamatu, mille autoriks on doktor Paul Clayton ja see raamat on siis sellest, kuidas toit saab meie nii-öelda ravimiks olla. Ehk siis, kui me kasutame seda head ja toitainerikast toitu, kuidas me saame ennast hoida siis terve ja tasakaalukana. Siin vahepeal ma lihtsalt teatan selle mõtte ka ära, et ma hõikasin õhku selle mõtte, et seda mikrobiomi raamatu soovitusi, siin on igas peatükis olnud päris palju selliseid praktilisi soovitusi, et nende elluviimiseks, et ma mõtlesin, et teeme sellise väikese kõhupai programmi. Ja selles osas on nii vahva olnud, et ma olen natuke juba mõtet põrgatanud, saanud tagasisidet ja ma mõtlesin, et reedeks on mul nii palju aega, et natuke täpsemaks seda mõtet mõelda ja reedel kella 11 ajal siis või 12 ajal vaatame, kuidas parem on. Et siis ma teen väikese eraldi kõne sellest, et kus siis räägin täpsemalt sellest, et mis ma mõtlen selle kõhupai programmi all, on ju. Aga jätkame siis tõlkimisega. Peatükk 27. Soolestiku suhkrutelg. Hindame ümber ainevahetuse ja meie mikroobide elutegevuse seoses suhkru tarvitamisega. Suhkrut me tänapäeval ei loe enam lihtsalt energiaallikaks või väikeseks maiustuseks, vaid me teame ja on laialdaselt ka tunnustatud see fakt, et suhkur on üks kõige salakavalamaid tervisevaenlasi. Ehkki me teame, ja see on väga hästi dokumenteeritud ka teadusuuringutega, et suhkur on seotud ülekaaluga ja teist tüüpi diabeediga, siis alles nüüd hakkab aina rohkem ja rohkem infot kogunema ka selle kohta, kui meeletult suur on suhkru kahjustav mõju meie soolestiku mikrobioomile. Selles peatükis vaatamegi lähemalt, missugune on suhkru mõju meie soolestiku mikroobide mitmekesisusele, meie soolebarjäärile, põletikusignaalidele ja ka sellele, milliseid funktsionaalseid metaboliite meie soolestiku bakterid toota saavad. Erilist tähelepanu pöörame indoolpropioonhappele ehk IPARE, butyraadile ja trüptofaanirajale, et näidata seda, kuidas rafineeritud suhkur kahjustab meie soolestiku võimet meie tervist süsteemselt toetada. Suhkur ja mikroobide mitmekesisus. Kõrge suhkrusisaldusega dieedid on otseselt seotud vähenenud mikroobide mitmekesisusega. Kui me tarvitame liiga palju sukroosi või kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupit näiteks, siis toetab see patogeenide kasvu. Näiteks nende hulgas on meil kolibakterid, Clostridium difficile ja veel mõned teised bakterid, mille puhul me oleme kindlad, et me neid oma soolestikku ei taha. Ja ühtlasi mõjutab liigne suhkru tarbimine meie soolestiku mikrofloorat nii, et kasulikud liigid, nagu näiteks fekaalibakteerium prausnitsi või erinevad bifidobakterid, nende hulk hakkab vähenema. Ja me teame ka seda, et kui tarvitada palju suhkrurikkaid toite, siis tekitab see meie kehas insuliini tundetust või ütleme seda, et resistance. See on siis insuliini, no on see, et insuliini nagu signaalid ei jõua hästi kohale.
ja samuti mõjutab meie keha rasvavarusid, ehk siis keha hakkab rohkem ladestama rasva ja muutuvad ära nii insuliinisüsteemi kui rasva kogunemise süsteemi toimimine, ehk siis need signaalid saavad olema kallutatud. Ja nende signaalide muutumine viib meie kehasisese ökosüsteemi tasakaalust välja, nii et see hakkab kalduma aina enam põletikku tekitava ja ainevahetuse häire poole. Soolebarjäär ja suhkrurikkad toidud. Üks kõige kriitilisemaid tulemusi, mida suhkrurikas dieet tekitab, kui meil on suhkru tõttu paigast läinud mikrobioom, siis üks kõige kriitilisemaid ja halvemaid tulemusi sellest on soolestiku läbilaskvus, soole läbilaskvus. Fruktoos ja glükoos kahjustavad tihedate ühenduste tekkimist erinevate valkude vahel, nagu sonuliin, okludiin, klaudiin, mis siis hävitab soolestiku epiteeli terviklikkust. Selline lekkiv sool, nähtus, mida me tunnemegi lekkiva soole nime all, laseb erinevad mikroopsed aineosad, nagu lipopolüsahariidid, sisse vereringesse. Need omakorda aktiveerivad T-retseptorid ja käivitavad süsteemse põletiku meie kehas, ehk siis immuunsüsteem tõuseb tagajalgadele. Ja kuna suhkrust tingitud kahjustused on oma olemuselt järjepidevad, püsivad ja kroonilised, siis tekib pidev ainevahetuslik endotokseemia ehk isetekkeline mürgitus meie kehas, mis siis kujundab aja jooksul kehas välja autoimmuunhäired ja südame-veresoonkonna häired, mis on seotud siis ainevahetusega. Suhkur ja selle mõju funktsionaalsetele ainevahetusproduktidele nagu IPA, butyraat ja trüptofaanirada. Meie soolestiku ainevahetuse tulemused on sama tähtsad kui meie soolestikus elutsevate bakterite mitmekesisus ja nende pilt siis nii-öelda. Suhkur vähendab heade bakterite hulka, just nende bakterite hulka, kes toodavad meie keha jaoks võtmetähtsusega metaboliite, nagu näiteks IPA ehk indoolpropioonhape. IPA-t toodavad sellised bakterid nagu Clostridium sporogenees ja IPA kõige olulisem toime on see, et ta on antioksüdant, mis kaitseb meie närvisüsteemi ja võtab maha põletikku. Kui me tarvitame palju suhkrut, siis vähenevad IPA tasemed meie kehas, sest jääb vähemaks IPA-t tootvaid baktereid meie kõhus. Butyraat. Butyraat on lühiahelaline rasvhape, mis on kriitilise tähtsusega selleks, et meie rakud toimiksid elutervelt, nii et neil oleks piisavalt energiat ja butyraat on tähtis ka selleks, et soolesein püsiks terve. Suhkur kahjustab kiudaineid kääritavaid mikroobe ja sellega vähendab ka butyraadi tootmist meie soolestikus. Trüptofaan. Kui meie soolestikus, kui meie ainevahetuses on liiga palju suhkrut ja on tekkinud põletikufoon, siis kaldub trüptofaani ainevahetus kinureniini rajale ehk siis nii-öelda tervist kahjustavale rajale, mis tõstab neuropõletike taset ja vähendab kehas serotoniini sünteesi. Serotoniin on meeleolu seisukohalt hästi-hästi oluline, nagu me teame. Suhkrust lähtuv düsbioos ja selle mõju meie närvisüsteemile
suhkrust tekkinud ainevahetushäired avaldavad tugevat negatiivset mõju meie emotsionaalsele sfäärile ja meie vaimsetele võimetele. Nagu me teame, siis butüraat ja IPA, millest me just hetk tagasi ka rääkisime, on võtmetähtsusega selles, et nad reguleerivad meie närvisüsteemi talitust, nad reguleerivad meie uitnärvi aktivatsiooni ja kogu meie aju jaoks elutähtsat serotoniini süsteemi ja selle toimimist. Kui suhkrusisaldus meie igapäevases toidus on kõrge, siis see tekitab süsteemse põletiku, kroonilise süsteemse põletiku, mis vähendab vajalike ainete tootmist kehas ja muudab ära trüptofaani ainevahetuse, mis tähendab seda, et inimesel, kes palju suhkrut tarvitab, kasvab depressiooni, ärevuse ja neurodegeneratiivsete haiguste risk. Et need neurodegeneratiivsed haigused on siis need haigused, mis on seotud närvisüsteemi ja ajutalituse taandarenguga, nagu kõikvõimalikud mäluhäired, Parkinson, Alzheimer, eks ole. Suhkur või alkohol. Võrdlev vaade sellele, mis rohkem meie soolestikku kahjustab. Et eelmine kord me rääkisime natuke alkoholi mõjust, et kui sa tahad, et siis otsi see eelmine salvestus välja, et seal oli alkoholist ja soolestikust. Me teame, et alkohol mõjub soolestikule mürgina. Siis samamoodi on soolestiku jaoks mürk ka suhkur. Suhkru mõju võrreldes alkoholiga on palju aeglasem, aga alkoholi mõjust palju laiaulatuslikum ja suurem. Alkohol tekitab akuutse, vahetu mõju, ehk siis hetkeks hävitab ära soole kaitsevõime ja ta võib tekitada ka maksakahjustusi, kuid suhkur tekitab seevastu kroonilist ainevahetuse tasakaalutust, hävitab meie soolebarjääri järk-järgult, tasahaaval ja nagu me rääkisime, kujundab ka siis sellist ainevahetusest tulenevat enesemürgitamist ehk endotokseemiat. Erinevalt alkoholist ei tekita suhkur nii tugevaid vahetuid sümptomeid, mis tõttu on meil ka väga lihtne jätta tähelepanuta või ütleme, et meil on raskem mõista seda kahju, mida ta tekitab. Kuid kui me vaatame seda, kui suurel määral on suhkrut lisatud tänapäeval toidu sisse, siis võime aru saada, et suhkur rahvatervise perspektiivist ja üleüldiselt inimeste tervise nagu säilitamise ja hoidmise perspektiivist võib olla isegi palju ohtlikum kui alkohol, sest alkoholist on meil ennast kergem hoida kui suhkrust. Mida me teha saame? Ehk siis kuidas muuta oma toitumist, millised on võimalikud terapeutilised lähenemised siis? Uuringud näitavad, et kui me vähendame suhkru tarvitamist, isegi juhul, kui meil ei õnnestu suhkrut oma menüüst täielikult välja jätta, aga kui me vähendame suhkru tarbimist, siis aitab see kaasa meie soolestiku tervise paranemisele ja see hakkab ka parandama meie kõhubakterite tegevust, meie kõhubakterite mitmekesisust ja nende heaolu. Kui me täiendame oma menüüd nii, et seal hakkab olema rohkem erinevaid lõhustumatuid kiudaineid ja tärklist, inuliini, samuti galakto-oligosahariide, siis need hakkavad toetama butüraadi tootmist kehas. Erinevad sümbiootilised kombinatsioonid bakteritest, näiteks piimhappebakteritest Lactobacillus plantarum või siis Bifidobacterium lactis on need, kes hakkavad väga efektiivselt taastama meie soolestiku tervist ja parandama nii-öelda sooleseina. Kui me sinna juurde lisame veel polüfenoolide rikkad toidud, näiteks marjad, rohelise tee või siis hea oliiviõli,
siis need omakorda toetavad lühiahelalist rasvhapete sünteesi kehas ja vähendavad oksüdatiivset stressi, mida suhkur on meie kehale tekitanud. Ehk siis, kui me tarvitame häid toitaineid ja vähendame suhkru tarvitamist, siis hakkab meie keha ennast tasakaalu viima, mis on ju ääretult hea uudis. Sõnum, mida siit peatükist kaasa võtta. Suhkur on tõsine hävitaja mikroobide jaoks ja selle koha peal on teadusest saadud info täiesti vaieldamatu. Mida rohkem suhkrut tarvitada, seda suuremal määral me kahjustame oma soolestiku mikrobiomi. Me hävitame oma soolestiku elutervet talitlust ja lükkame trüptofaani ja lühiahelaliste rasvhapete metabolismi põletikurajale. Need muutused ei ole lihtsalt juhuslikud, vaid need on selgelt põhjus-tagajärg seos. Et seda me oleme näinud nii uuringutes, kus vaadatakse inimeste, kui siis ka uuringutes, kus vaadatakse loomade tervisenäitajaid. Me teame, et toit saab olla meie jaoks ravimiks. Õigesti toitudes suudame ennast hoida tervena. Ja seepärast peame me vaatama suhkrut tõsise ohuna ja see ei ole ainult ainevahetuse küsimus. Et ei ole ainult liigsed kalorid, mida me suhkrust saame, vaid suhkur on ka meie soolestiku mikrobiomi ja meie immuunsüsteemi hävitaja, millel on otsene mõju nii meie soolestiku ajuteljele, emotsionaalsele tasakaalule, kui ka kõikide süsteemsete haiguste tekkimisele. Mida vähem suhkrut, seda parem. Nii, peatükk 28. Ennetav tervishoid. Mida me teha saame? Tervis ei ole mitte kunagi staatiline. Et me võime kirjeldada tervist erinevate analüüsidega. Me saame vaadata veremarkereid või mõelda välja selliseid kiireid sekkumisi, mis meie tervist parandavad. Aga tegelikult sõltub meie tervis igapäevastest valikutest, mida me igal ajahetkel teeme. Meie tervis on naljakas, siin on öeldud living process, et noh, ma ei tea eesti keeles öelda, et meie tervis on elav protsess. Või ütleme, et meie tervis on siis pidevas protsessis, eks ole. Et mis sõltub meie sisemisest keskkonnast, bioloogiast ja sellest, kuidas me suhestume ja kuidas me ühendume siis keskkonnaga enda ümber. Meie raamat, seesama raamat, mida ma käes hoian, on toonud siis esile ja püüdnud ära kaardistada seda, kuidas on seotud kiudained, mikrobioom, trüptofaan ja ainevahetus erinevate meie kehasüsteemidega, nii soolestiku kui ajuga, kui immuunsüsteemiga, kui pikaealisusega, kui emotsioonidega. Ja kuidas see kõik meie tervist mõjutab. Et kui me alustasime juttu lihtsalt söödavatest kiudainetest, siis, siis sealt edasi me näeme, kuidas need kiudained hakkavad toimima meie kehas ja kuidas nendest saavad signaalid, mis mõjutavad meie ainevahetust igal tasandil ja meie kehasüsteeme ja toimimist igal tasandil. Et see muutub jutuajamiseks. Kiudained, mida me sööme, muutub jutuajamiseks või vestluseks mikroobide ja rakkude vahel, mis hakkavad siis kujundama ja mõjutama kõike meie elus, alates meeleolust, lõpetades põletiku tasemega kehas, mõjutavad seda, kuidas me maailma tajume, mõjutavad ka seda, kui vastupidavad me oleme erinevatele kasvajalistele haigustele näiteks. Aga kui me vaatame teadusest edasi, siis siin on midagi, üks mõte, mis on veel olulisem. See on mõte, et tervis on tegelikult partnerlus. Partnerlus sinu ja sinu kõhus elavate bakterite vahel. Ehk siis sa pead olema heaks kaaslaseks või hea suhe peab olema siis loodud sinu ja sinu mikrobiomiga vahel. Sa pead olema hea partner oma kahvlile. Et see on partnerlus sinu ja sinu toidutaldriku vahel, sinu ja sinu tuleviku vahel.
on oluline aru saada ja sellel hetkel, kui sa aru saad, et iga suutäis, mida sa võtad, mõjutab sinu tervist ja iga suutäis näiteks täistaimset toitu toidab sinu jaoks kasulikke mikroobe. Kui sa tead, et liikumine, see, kui sa lähed õue, ei anna sulle lihtsalt natuke värsket õhku, vaid ka toetab sinu soolestiku ajutelge ja sinu mikrobiomi ja aju omavahelist kommunikatsiooni. Kui sa hakkad nägema seda, et stress, uni ja kõik need suhted, mis sul elus on, kõik nad kujunevad kas toetavaks või kahjustavaks sellele, mis toimub sinu kõhus, siis sa hakkad aru saama, et tõesti sinu enda käes on see vägi, millega sa saad muuta oma enesetunnet, võimalikke võib-olla sümptomeid ja kogu oma elu, oma tervist ja seda teekonda, kuhu sa kulged. Me oleme mingis mõttes pöördepunktis. Teadus, mis tegeleb mikrobiomiga, ei ole lihtsalt selline kõrvaline huviala. Tegelikult on see kõige baas. Ja kui me mõtleme ennetavast lähenemisest meditsiinis, siis see ei ole võimalik mingit tabletti võttes või imerohtu võttes. See tuleb siis, kui inimesed saavad piisavalt teadlikuks, neil on töövahendid, neil on arusaamine ja enesekindlus, et nad suudavad võtta oma tervise nii-öelda enda kätesse ja tõesti mõjutada seda, mis nende kehas toimub. See ei ole lihtsalt teooria, see on mudel, mida me saame rakendada ja mida me saame inimestele õpetada. Et mudel, mille aluseks on bioloogia, mida mõjutab oluliselt elustiil ja kujundavad iga inimese isiklikud valikud. Meid ootab ees uus ajajärk, kus me hakkame inimestele raviskeemideks ette kirjutama personaalseid kiudaine strateegiaid, trüptofaani teadlikku toitumist ja ka seda, kuidas hoolitseda oma mikrobiomi eest, nii et see saab igapäevase nii-öelda tervise käitumise osaks. Et ma tahan, et see peatükk ei oleks millegi lõpuks, aga pigem kutseks, et me hakkaksime elama teadlikumalt, sööma värvilisemalt ja hoolitsema oma sisemiste maastike eest samamoodi, nagu me hoolitseme võib-olla oma toalillede eest või oma aia eest, oma lapse eest, oma loomade eest, oma kodu eest. Sest lõppkokkuvõttes sinu mikrobioom ei ole lihtsalt sinu sees. See oledki sina. See on suhe, see on protsess ja see on potentsiaal. Mõte, mida siit peatükist kaasa võtta. Ennetav tervishoid ei ole mingisugused häkid või nipid või äärmuslikud ettevõtmised. See on oskus luua igapäevased, väikesed, toetavad harjumused, mis toidavad, kaitsevad, hoiavad sinu sisemist ökosüsteemi. Sinu mikrobioom on sinu elav kaaslane, liitlane. Kohtle oma mikrobiomi hästi ja see tasub sulle 1000-kordselt sellega, et sul on piisavalt energiat, selgust ja vastupidavust nüüd ja ka ees ootavatel aastakümnetel. Lõppkokkuvõte. Vastupidavus algab meie seest. Kuidas jõuda nii-öelda meisterlikkuseni oma soolestiku mikrobiomi eest hoolitsemisel? Siia on toodud üks Vana-Kreeka tsitaat. Epikteetus ütleb, ära hakka kellelegi oma mõtteviisi ja filosoofiat seletama, vaid lihtsalt kehasta seda igapäevaelus. Seega, nüüd oleme lugenud läbi selle pika raamatu, kõik need keerulised teed, kus me rääkisime trüptofaani metabolismist, kus me arutasime mikroobide intelligentse käitumise üle. Ja püüdsime siis kokku viia iidseid toitumisteadusi ja kaasaegset süsteemset teaduslikku bioloogilist pilku. See teekond on olnud põnev ja mul ei ole õnnestunud täielikult vältida keerulisust. Aga läbi selle ma loodan, et olen saanud edasi anda mõtte, mis on kõige tähtsam. Et sina ise saad oma keha bioloogiat mõjutada.
mida me uurisime, ei ole lihtsalt mingi staatiline kivisse raiutud teadus. Me saime teada, et meie tervis on elav dialoog. kõik need valikud, mida sa teed ja rakud, mis sinu valikutele vastavad sinu kehas. kogu see toit, mida sa sööd ja see, kuidas su rakud suudavad energiat oma mitokondrites toota. kõik need mõtted, mida sa oma peas kannad ja vastupidi, mikroobid, mis kujundavad seda, kuidas sa ennast tunned, missugune on sinu meeleolu. kõik nad on omavahel seotud. ja see pidev dialoog ei pea olema täiuslik. oluline on ennekõike lihtsalt see, et sa oled järjepidevalt kohal, et sa märkad olulist, et sa märkad mustreid ja suhtud kannatlikkusega sellesse, mis toimub. Raamatu alguses ma rääkisin stoikutest. stoikud said sellest mõttest hästi aru. Nad ei oodanud, et elu läheks lihtsamaks selleks, et midagi ette võtta. Nad püüdsid ise luua selgust ja lihtsust, astudes oma ümbritsevale elule ja tingimustele vastu julgusega ja vastutust võttes. Sama peame tegema nüüd meie, kui me hakkame oma keha eest hoolitsema. Me peame võtma vastutuse ja olema julged, hoolimata sellest, mis toimub meie ümber. Ja me ei tohi läheneda oma kehale ja oma tervisele nagu probleemile, mida me peame lahendama hakkama, vaid me peame seda vaatama sõbralikult ja leebelt, et tegu on igapäevase protsessiga. Iga päev on uus algus, iga päev toimub protsess, mida me saame heas suunas toetada. Me oleme õppinud, et me peame keskenduma sellele, mida me saame kontrollida ja muuta. Ja meie soolestik õpetab meile täpselt sedasama. Me saame kontrollida ja muuta seda, mida me teeme. Ja meie soolestik ei vasta mitte sellele kohutavale kaosele, mis on meie ümber, vaid nendele valikutele, mida me teeme. Põletik, põletik, erinevad isud, mis tekivad, meie vastupidavus, meie vaimne selgus, meie energiatase, et need ei sõltu mitte lihtsalt meie motivatsioonist ja tahtejõust. Ja neid me ei pea endale nii-öelda külge mõtlema, aga on vaja lihtsalt oma keha joondada vastavalt ja anda kehale, mida keha vajab, selleks, et saada kõik need hüved, mida me oma nii-öelda vaimses elus saada tahame. Ehk siis kontrolli seda, mida sa kontrollida saad. Sa ei saa muuta oma geene, sa ei saa võib-olla 100% muuta oma ümbritsevat keskkonda, aga mida sa saad muuta? Punkt 1. Sa saad valida, mida sa sööd. Punkt 2. Sa saad valida, kuidas sa hingad. Punkt 3. Sina ise saad valida, kuidas ja kui palju sa liigud. Punkt 4. Sa saad valida seda, kuidas sa magad ja kui palju sa magad. Punkt 5. Sa saad valida tegelikult ka seda, millega sa kokku puutud, olgu siis vaimses plaanis või siis mikroobses plaanis. See ei ole lihtsalt mingisugune eneseabi mull, vaid tegelikult need samad põhimõtted kehtivad, kui me mõtleme oma kehale, oma tervisele, mikrobiomi ja raku tasandil. Need samad lihtsad põhitõed. Vali, mida sööd, kuidas hingad, kuidas liigud, kuidas magad ja millega sa kokku puutud. Rahu algab meie soolestikust. Rahulik sool, et kui meie seedesüsteemis on rahu, siis meie närvisüsteem on parasümpaatilises ehk siis sellises rahuoleku toimimisviisis. See tähendab seda, et meie veresuhkur on stabiilne, meie immuunsüsteemi kõikvõimalikud alarmid on maha võetud ja meie vaimne teravus ja valmisolek midagi vastu võtta on teravam. Soolestiku tervis mõjutab kõike. See mõjutab meie mõtlemist, meie emotsionaalset selgust ja seda, kuidas me tegutseme. Sa ei saa iseennast oma soolestikust eraldada. Sa ei ole kuidagi väljaspool oma soolestiku mikrobiomi. Sina ise oledki see ökosüsteem, intelligentne bioloogiline võrgustik, käitumine, mõtted ja koed, bakterid ja kavatsus korraga. Et see tõde
ei ole mitte sellepärast siin toodud, et kuidagi tervist romantilisemaks muuta. Et see on selleks, et sa saaksid sellest aru, kõik on seotud ja jätaksid meelde, et sina ise juhid oma tervist. Et kuhu siis siit edasi minna? Missugused on need tegevussammud, mida me teha saame, kui me võtame arvesse kogu selle raamatu infot? Ja siin on siis punktid, aga need on, enne kui need ette lugeda, et tasub mõelda selle peale, et kogu meie elu on rütmidesse, mustritesse joonistatud. Et kõik on valikud, mitte miski ei ole kohustuslik. Kõik sõltub teadlikkusest ja kui sa teed midagi, siis tee seda lähtuvalt teadlikkusest, mitte hirmu ja ärevusega. Et siin on töövahendid, mida sa kasutada saad. Kasuta neid siis oma tervise heaks. Igapäevased praktikad. Pea oluliseks mitmekesist toitumist, et oleks väga palju erinevaid taimseid toite sinu toidulaual. Püüa vähemalt 30 erinevat taimset toitu nädalas oma toidulauale seada. See toidab sinu mikroobide mitmekesisust ja parandab ainevahetust. Punkt 2. Jälgi, et kiudaineid oleks piisavalt. Vaata, et su toidulaual oleksid nii lahustuvad kui ka mittelahustuvad kiudained igapäevaselt olemas. Neid sa saad kaerahelbetest, erinevatest kaunviljadest, siiast, köögiviljadest ja ka puuviljadest. Kui sa ei ole harjunud kiudaineid tarvitama, siis hakka neid lisama, suurendama nende määra oma menüüs aegamööda, et ei tekiks nagu selliseid kõhuhädasid. Punkt 3. Pea silmas, et trüptofaan peab minema nii-öelda heale rajale. Toeta serotoniini ja indoolide tootmist oma kehas sellega, et vähendad põletikku oma kehas, tarvitades piisavas koguses polüfenoole ehk siis marju, maitsetaimi, oliiviõli ja ka hapendatud toite. Punkt 4. Kindlasti hoolitse selle eest, et tarvitaksid piisavalt vett. Kiudained vajavad vett, et toimida. Joo iga päev vähemalt 30–40 milliliitrit oma kehakaalu kilogrammi kohta, selleks, et seedimine toimiks ja ainevahetus oleks hea. Punkt 5. Liigu pärast söögikordi. Et mõnus jalutuskäik pärast söögikorda toetab sinu seedimist, aitab mikroobidel tegutseda ja reguleerib ka veresuhkrut. Punkt 6. Vähenda kõiki aineid ja tegevusi, mis häirivad mikroobe. Ehk siis ära kasuta antibiootikume, kui see pole hädavajalik. Väldi ülitöödeldud toite, liigset alkoholi ja erinevaid siis mikroobe kahjustavaid dieete. Punkt 7. Vaata magamist nagu omaette tervisestrateegiat. Soolestiku paranemine ja mikroobide elutegevus on tsüklilised ja need on seotud ööpäeva rütmiga. Jälgi, et sa vähemalt 7–9 tundi magaksid igal ööl ja soovitatavalt siis sarnastel kellaaegadel. Nii tekib see hea rütm ka seedimisse. Punkt 8. Kaardista oma mikrobiom ära. Kaalu seda võimalust, et teed soolestiku testi, eriti juhul, kui sul on mingisuguseid seedesüsteemiga seotud hädasid. Ja kasuta seda testimisest saadud teavet selleks, et välja töötada enda jaoks personaalselt sobiv toitumis- ja toidulisandite ja elustiili programm. Punkt 9. Hoia inimsuhteid. Üksindus mõjutab meie soolestiku tervist täpselt sama negatiivselt nagu kehv dieet. Hoolitse selle eest, et su elus oleks positiivseid suhteid, kokkukuuluvustunnet, vestlusi, et saaksid panustada. Ja punkt 10. Kui sööd, tee seda teadlikkusega. Aeglusta oma tegevust. Söö nii, et sa tunned maitset. Söö nii, et miski sind ei sega ja lase seedimisel alata just nimelt kohaloleku ja teadvelolekuga, mitte lihtsalt oma nii-öelda süljenäärmete tööga. Et need ei ole kindlasti mingid käsud, need on lihtsalt kutse, et sa saaksid katsetada, proovida ja vaadata, mis sulle sobib. Et las toit saab ka omamoodi tähenduslikuks funktsiooniks sinu elus. Olgu sinu sisemised maastikud sinu jõu allikaks
ja siis on siin hommikuprotokoll, mida ta soovitab. Et punkt 1, alusta sellega, et 10 minutit pead päevikut ja mõtled selle üle, et mis on tänasest päevast see, mida ma teha tahan, mis on minu kontrolli all. Punkt 2, võta klaas sidrunivett, kuhu paned ka tilgakese meresoola. Punkt 3, söö valgu ja kiudaine rikas hommikusöök. Punkt 4, jaluta päikesepaistel, enne kui ühtegi e-kirja või sõnumit vaatad. Nagu ma raamatu alguses ütlesin, sama mõttega ma tahan ka selle raamatu kokku võtta. Nagu Marcus Aurelius meile ütles, sul on kontroll oma mõtete üle. Sa ei saa kontrollida seda, mis toimub sinu ümber. Ja soolestikuga on täpselt samamoodi. Sa ei saa võib-olla kontrollida oma geneetikat, oma senist elu, seda, kuidas mingid jõud mõjutavad sinu vananemist, aga sa saad kujundada oma sisemist ökosüsteemi. Sa saad luua keskkonna, kus elusolek ja vitaalsus on täiesti ette ennustatavad, mitte juhuse läbi toimuvad. Ja kui sa seda teed, siis sa saad elada kaua. Ja sa hakkadki kehastama seda mõtteviisi, mis sulle sobib. Ehk siis see ei ole enam teooria, aga see, mida me nüüd teame, muutubki elavaks inimeseks. See on sinu enda soolestik, see on järelikult sinu enda vastutus. See on sinu võimalus tulla tagasi ja saada ühendus oma sisemise tarkusega ja tervendavate jõududega meie kõhus. Rahu ja helgust ja viimased laused on memento mori. Ma panen salvestamise kinni, siis saame paar hetke rääkida. Aitäh teile!